Tere! Minu nimi on Auli Andersalu-Targo. Ma olen töötanud koolipsühholoogina juba üle 15 aasta ja täna siin ma olengi täiesti uues ja teistsuguses rollis. Nende minu tööaastate jooksul ei ole kunagi olnud tõesti sellist olukorda, et ma kõik oma tööülesanded, suhtlemised õpilastega või lastevanematega või ka enda tugisüsteemiga peaksin tegema virtuaalses maailmas. Ma ütlen ausalt, et minu jaoks on see päris veider olukord ja on väga huvitav panna tähele ka, mis toimub minu endaga. Võin teile kohe öelda, et ilmselt see puudutab ka nüüd neid kooliõpilasi, kes loodetavasti te siin vaatate seda minuga videot praegu hetkel, et virtuaalmaailmas suhtlemine ja töö tegemine mulle tundub, et väsitab mind rohkem, võtab rohkem energiat. Ma pean liikuma erinevates rakendustes, samas pean ju olema nii paikne, nii ühel territooriumil ehk siis omaenda kodus tegema seda tööd. Ja ma usun, et need on võib-olla teemad ka, mis teidki on puudutanud nii õpilasi kui ka täiskasvanuid, on see, et väsimust on, apaatsust on võib-olla rohkem, ei ole tahet alati midagi teha, et on raske ka võib-olla leida motivatsiooni, et ennast liigutama hakata hommikul, et hakata tegema neid kohustuslikku asju, milleks on näiteks koolitööd või muud tööd. Ja kuidagi keeruline on oma elu seada täiesti uude rütmi. Aga ma arvan, et see märksõna, mis ma praegu välja ütlesin, rütm ja rutiin on väga olulised vastused ka nendele päris mitmele küsimusele, mida ma siin teiega täna tahan, ütleme siis järgmise poole tunni jooksul umbes arutada. Mulle väga-väga meeldib, kui te kirjutate, kui te võib-olla jagate ka siin laivis kommentaarides enda kogemusi sellest, et kuidas teie olete saanud hakkama, mis on teid toetanud, mis on teid aidanud. Mina jagan teile neid enda tarkusi teadmisi, mis ma olen koolipsühholoogina aastate jooksul aru saanud ja kuidagi ka ise kasutusele võtnud. Ja tegelikult jagan teile ka veel neid mõtteid, mida ma olen kuulnud oma enda klientidelt ehk õpilastelt, kellega ma selle raske aja jooksul olen suhelnud. Üks küsimus siin peas ja koduleheküljelt on siis selline, mis puudutab just motivatsiooni teemat. Et kuidas üldse olla huvitunud, kuidas üldse olla elus, kuidas tegutseda, kui päevad tunduvad nii ühetaolised ja nii üksluine ja isegi ma arvan, et siin on väga huvitav mõtte välja toonud ka see küsimuse esitaja, et ajataju kaob. Aeg tundub nii pikk, et kuidas seda siis üle elada. Ja esimese mõttena toongi teile kohe välja selle rutiini teema. Ole hea, palun koosta endale päevaplaan, koosta endale nädalaplaan. Mõtle kohe niimoodi, et tööpäevad ehk koolipäevad peaksid olema nende tegevuste jaoks, mis on kohustuslikud. Õppimine, võib-olla ka kohustusliku kirjanduse lugemine ja kui on nädalavahetus, siis laupäev ja pühapäev võiksid ikkagi jätkuvalt ollagi puhkepäevad. Need, kus sa tegeled muude asjadega. Kui sa oled endale sellise nädalaplaani paika seadnud, siis mõtle ka, et kuidas sa saaksid oma päeva alustada esiteks sulle sobival moel ja kellaajal, samas arvestades seda, et koolitööd ja võib-olla ka õpetajate seotud sellised tähtajad langeksid enam-vähem mõistliku aja sisse, et kui õpetaja eeldab, et sa kell 9 juba oled mõnes veebitunnis näiteks, et siis pead sa ikkagi piisavalt varakult ka selleks ärkama ja mis on need tegevused või sellised rutiinid, mis aitavad sul koolipäevale keskenduda. Et seda ühetaolisust aitab vähendada see, kui sa jagad oma päeva niimoodi erinevateks osadeks, et teatud arv tunde tegeled sa kooli asjadega. Ma sain ühe hea soovituse, et kui mõelda ka võib-olla nende õpilaste peale, kellel ikkagi tunnid praegu veel jätkuvad ja koolitöid antakse palju teha ja koormus tundub liiga suur, siis vaata oma e-koolis seda koduste tööde nimekirja ja alusta lihtsalt ülevalt. See on üks võimalik variant. Igal hommikul, kui sa avad selle koduste tööde nimekirja, tee nii, et võta kohe see esimene ja siis liigu järgmise töö juurde ja niimoodi alla järjest mööda seda nimekirja, kuni sa jõuad siis lõpuni välja. Kui see tundub sulle kuidagi liiga piirav, siis nende koolitööde tegemise juures sa võiksid
mõelda, mis on kõige pakilisemad, mis on need raskemad tööd, mida sul on võib-olla just nimelt hommikul parem ära teha. Et siis sa tead, et edasi päev läheb kergemaks. Kui sul aga tundub just nimelt, et sul võib-olla hommikul kohe ärgates ei ole veel energiavaru nii suur, aju ei ole nii heas töökorras veel, siis tee mõned kergemad tööd enne ära ja siis mine nende tööde juurde, mis on raskemad. Ja kui sul nüüd siis see nii-öelda töine osa päevast on läbi saanud, siis seda üksluisust aitabki vähendada see, kui sa teed midagi täiesti teistsugust ka selle päeva jooksul ja täitsa teadlikult planeerid, paned endale kirja, kas sa teed endale kuskile paberile sellise väikese päevaplaani või sul on telefonis olemas, kas sul on silme ees see kirjutatud või lausa mingil moel joonistatud, kuidagi teisiti tehtud ta visuaalseks muude tegevuste aeg peale kohustuste aega. Ma arvan, et see on hästi oluline mitmekesisemaks muutmise juures hoida meeles, et sa ei keskendu ainult nendele kohustuslikele asjadele, vaid igas päevas on midagi meeldivat, midagi, mida sa päriselt ka tahad teha. Ja ajataju kaob tõesti siis, kui sul kuidagi päevad lihtsalt ise kulgevad. Kui sa aga otsustad ise, juhid ise seda oma päeva, kas nüüd just minuti täpsusega, seda on võib-olla palju tahta, ma arvan, aga näiteks päevaosade kaupa, nii et hommikupoolne aeg on siis selleks töö tegemise ajaks, pärastlõunane aeg on puhkamise ajaks, siis on sul juba teada, et su päev on erinevatest tegevustest koosnev. Mina soovitan ka veel teha seda, et oma päeva raamistada sellisel võib-olla natuke naljakal moel, aga mõtle, mis sul seljas on päeva jooksul. Kui sa ärkad, siis sa võiksid panna endale töö tegemise või õppimise ajaks selga midagi, mis rohkem meenutab seda riietust, mis sind natukene võib-olla ka ei lase ennast üleliia väga mugavalt tunda. Ja kui see töö tegemise aeg on läbi, siis ka vaheta riided ära. Tee niimoodi, et sul on seljas siis midagi, milles ongi mõnus vaadata näiteks seriaale või milles on väga mõnus lihtsalt pikutada voodis, vaadata aknast välja või tegeleda näiteks oma lemmikloomaga, lihtsalt temaga koos olla. Nii, nüüd kui me läheme edasi siin järgmiste küsimuste juurde, siis ma püüan ka liikuda siin sedamoodi, et ma näen ja vaatan, mida siis on siin veel kirjutatud, et miks koolid teadvustavad, et õpilastele antakse hetkel palju õppetööd, kuid ometi ei vähenda antud õppetöö kogust ja selle võrra on õpilased suurema pinge all ja ma olen nõus, et tõesti see järgmine küsimus ka peas ja kodulehelt puudutas sama teemat, mis on siis koormuse teema ja see, et nii palju on teha. Ma olen tõesti kuulnud ka oma kooliõpilastelt või ka meie tugisüsteemi poolt oleme arutanud neid raskuskohti, et õpilastel võib olla praegu nii palju keerulisem, näiteks ka kodus keskendumine. Võtta ette see koolitöö selles kohas, selles koduses miljöös, kus on nii palju võib-olla ka segajaid, mis on paratamatu praegusel ajahetkel, mida on raske korraldada, et kui on palju pereliikmeid koos ühes ruumis ja ööpäevaringselt koos või ütleme siis ühes korteris, ühes majas. Et siis ma ütlen sulle ausalt, Laura, et ma tegelikult ei tea, miks osad õpetajad ei suuda võtta seda koormuse teemat rahulikumalt. Ma oletan, ma arvan, et küllap ka nemad on rohkem stressis, rohkem ärevad, ka õpetajad kardavad hirmsasti ja ei ole veel valmis, kardavad seda, et midagi jääb õpilastele andmata, et kõik need õppeplaanid ja need ette planeeritud tegevused ja teemad ei jõua nii kaugele, kui õpetajad on planeerinud, et õpilased ei jõua kõige sellega kaasa minna. Võib-olla sellepärast nad õpetajad toimetavad sedamoodi. Aga koormusega seoses ma arvan, et on hea meeles hoida näiteks ühte asja, mis ei ole ju mingi uudis kellelegi, aga et ole hea ja suhtle. Kui sul on koolis klassijuhataja see inimene, kellega sul on hea kontakt, siis võta temaga ühendust, räägi sellest, et sul on tõesti raske, sa ei tule nende asjadega toime. Võib-olla sa võiksid mõelda ka, et kes on sinu klassis või ka koolis, need teised õpilased, kes hea meelega sinuga koos õpiksid, kes võiksid olla sinu jaoks sellised toetajad õppimise protsessis, kes sellest teemast võib-olla ise hästi aru saavad ja kellega sa saaksid ka tõesti mingisugust uut teadmist, uut materjali omandada. Veel
ma arvan, et õppimise juures me järjest rohkem jõuame selleni, et me hakkame endale ütlema, et on täiesti lubatud õppimise ajal teha vigu. Mitte esitada, ei ole vaja esitada alati ilmselt täiuslikke töid. Sest ma arvan, et me elame ka praegu nii erakorralises ja teistsuguses ajas, et raske on olla täiuslik. Seda lihtsalt ei ole loogiline eeldada. Ja nii ka võiksid õpilased enda suhtes olla tegelikult sellised võib-olla leplikumad, võib-olla selles mõttes sõbralikud, et kui ei jõua kõike, siis ongi nii, nagu on hetkel. Sa teed seda, milleks sa hetkel oled võimeline. Ja kui see on üks teema, mis sulle tundub, et sinu koolis võib-olla on keeruline, et õpetajad ei suuda sellega alati arvestada, siis tõesti tee niimoodi, et suhtle inimestega, räägi kas klassijuhatajaga, räägi aineõpetajaga, räägi ka õppealajuhatajaga, kes saab sind natuke aidata, võib-olla võtta seda sinu muret tõsiselt ja kui teil ka koolis on nüüd tehtud selliseid tagasiside küsitlusi seoses nende nädalatega, siis kindlasti pane oma mõtted, oma soovitused, oma murekohad ka sinna kirja, et kooli inimesed üldse teaksid, et õpilastel need raskused hetkel on. Ja kui me läheme siit edasi selle teemaga, et üks on see koolipoolne tegevus, siis teine on ka see, ja ma arvan, et siis noorte jaoks mitte üldse vähetähtis, vaid pigem väga-väga oluline on see suhtlemise pool, sõprade pool, see, kui raske võib olla praegu olla eemal, olla ilma selle eluks hädavajaliku suhtlemiseta, mõtete jagamiseta, selleta, et sa ei saa tõesti just siis nendega rääkida ja just nii, nagu sa tahad. Et sõbrad kohtuvad, minu vanemad ei luba, on ühe peaasja küsimuse või kommentaari mõte ja mulle väga meeldib selle, ma nüüd ei tea, kas ta on poiss või tüdruk ja kui vana ta on, selle noore inimese mõte ja kuidas ta oskab jagada siin oma tundeid. Tal on kahju ja hinges kisub ja ta tunneb, et ta on kõrvale jäetud, ta on outsider. Need on tõesti väga vastandlikud emotsioonid ja see tohutu segadus. Ma tahaks väga tunnustada seda noort inimest, kes nii on kirjutanud, et sa oskad väga hästi oma tunnetest aru saada, neid sõnadesse panna. Ja see on üks viis, kuidas me tegelikult saamegi natukene oma tunnetega paremini toime tulla. Kui me neid aktsepteerime, kui sa proovidki aru saada, et ahah, praegu ma olen segaduses, olen tegelikult väga kuri selle olukorra peale, et nemad saavad kokku, nad ei hooli nendest piirangutest, nad käivad ikkagi väljas kuskil jalutamas või lihtsalt saavad kokku ja mina ei saa, sest minu peres peetakse neid piiranguid väga olulisteks ja ma ise ka tegelikult ei taha nendest üle astuda. Et see tunnete mõistmine, tunnete väljaütlemine kellelegi, keda sa usaldad, see on väga oluline. Hea, kui kodus on sellised vanemad, kellega sa saad rääkida. Või teised pereliikmed, võib-olla õed-vennad, võib-olla vanaema, vanaisa, kellega sa saad seda jagada. Ja kui nad oskavad siin tõesti sügavalt, tõsiselt, huvitundvalt kuulata, siis juba see aitab seda olukorda veidikene leevendada. Ja ma arvan, et tegelikult sa võiksid ka, kui sa oled julge ja kui sa tead, et need sõbrad on sellised toredad inimesed, siis jaga ka nendega seda. Et sina tunned, et sa oled justkui jäänud ilma, sa oled jäänud kõrvale, sa ei tea, mida nemad räägivad, sa ei tea, kuidas neil on olla ja sa tunned ennast nii nukrana selle tõttu. Mina soovitan muidugi mõelda ka, ja võiks mitte ainult mõelda, vaid ka tegelikult teha ja tegutseda selle nimel, et korraldada sõpradega virtuaalseid kohtumisi. Selliseid, kus te päriselt võib-olla isegi mitu korda nädalas kindlatel aegadel saate kokku ja mulle on päris paljud noored inimesed ja tegelikult ka täiskasvanud öelnud, et hästi toetav on see, kui need on just sellised videokõned, kui sa näed ka teist inimest päriselt niimoodi liikumas, ta pilgutab silmi, ta on olemas, ta räägib, ta kuulab sind, sa saad kuidagi kergemini temaga ühele lainele, et tehagi sõpradega selliseid kohtumisi siis Messengeris, videokõnena, Skype'is, mis iganes muud kohad need on, mida praegu on väga hea kasutada selleks. Siis sõprade ja teiste inimestega seoses mulle tundub, et see järgmine küsimus on ka päris huvitav ja hästi tõsine, mis puudutab siis sellist teemat, et miks mulle tundub, et kõik mind vihkavad. See on üks
ma arvan, et selles mõttes üks sügav ja võib-olla päris keeruline tunne, mille taustaks suure tõenäosusega võib olla see, et paljud inimesed praegu tunnevad ennast rohkem, kas tunnevad rohkem sellist tusameelt, halba tuju, on selline tujutu olemine, et miski nagu väga ei lähe korda ja siis, kui ma ei saa ka nende teiste inimestega suhelda, kes mulle tegelikult on väga tähtsad. Need minu sõbrad, see minu klassiõde või klassivend, siis ma ei tea, mida nad minust arvavad. Mulle võib tunduda, et nad on kuidagi pahased minu peale ja see tuleb võib-olla hoopis sellepärast, et inimesed, ka sinu enda sõbrad võib-olla ongi praegu rohkem isegi tusased, pahas tujus. Võib-olla see, mis neil kodus toimub, ei ole just väga tore, kui seal on ka tekkinud pinged näiteks tema vanemate vahel ja võib-olla nooremate või vanemate õdede-vendadega ka. Et siis ma ei tea, kas see, mida sa kirjutad, et selline vihkamine, kas see on see, mida sa tegelikult ka tead, et keegi on sulle öelnud päriselt, või see on see tunne, mis tekib seoses sellega, et nii palju on meie ümber segadust, sinu enda meeleolu võib-olla on rohkem langenud praegusel ajal, sinu sõbrad on ka võib-olla rohkem ärrituvad, tusased, hoiavad omaette, et see on nüüd üks tähtis koht, kus tasub endale jällegi öelda, et ma olen praegu väga suures segaduses, endale neid tundeid jällegi sõnastada, mulle tundub, et nad vihkavad mind, et me ei saa nendega hästi läbi, aga samas jällegi võib-olla see ei ole nii. Mina julgustaksin ja ma tean, et tegelikult see ei ole üldse lihtne asi teha, küsida otse, kui kellegi suhtes sulle tundub, et on sinu peale kas väga pahane või millegi pärast ei taha enam suhelda, siis võiksid sa seda otse selle inimese käest uurida. Ja kui see tundub ikkagi natukene keeruline, natukene riskantne, siis võid ju hoopiski mõelda, kes on need inimesed, kellega sa saad igapäevaselt suhelda sellisel positiivsel moel, kes on need toredad lähedased, toredad klassikaaslased, need, kellega on tõesti hea suhelda. Ja mina näiteks soovitaks sinna nädalaplaani, millest me alguses rääkisime, panna sisse veel ka igasse päeva vähemalt 1, võib-olla isegi 2 suhtlemisaega. Ja mõtle, kes on need inimesed, kellega kas sa ise tahad suhelda, sa tead, et temaga suhtlemine sulle on kuidagi hea, kasulik, muudab su tuju paremaks. Ja see teine inimene, kellega sa võiksid suhelda, on see, kellega seoses sa tead, et tema tahaks sinuga suhelda, et kui sina tema poole pöördud, tema käest küsid, et kuidas sul läheb, temaga kontakti võtad, et siis ta rõõmustab selle üle. Võib-olla see on sinu vanaema, vanaisa, võib-olla on see mõni sõber, kellega sa ei olegi ammu rääkinud, aga sa tead, et tegelikult ta tahaks ka sinuga. Ta tahaks kellegagi jagada oma mõtteid, ta tahaks võib-olla lihtsalt saada aru, et teda on tähele pandud. Ehk siis see väike soovitus nädala ja päeva plaani osas leida sinna need suhtlemise ajad, muidugi eelkõige oma pereliikmetega, kellega sa koos nagu igapäevaselt elad. Siis leida need suhtlemise hetked ja teadlikult ise võtta ühendust inimestega, kes sinu tuju heaks teevad. Rääkida mõne sõbra või sõbrannaga, kas või 2-3 lauset päevas. Ja mõelda välja, kes on need inimesed, kellega suhtlemine teeks tema meele heaks, teda rõõmustaks, teda toetaks. Et mitte ainult enda peale mõelda, vaid anda siis ka nendele teistele, kes võib-olla sinu kõnet väga ootavad. Ja see on tegelikult ka üks vastus juba järgmisele peaasja kodulehe küsimusele, et mida teha, kui sind kuidagi valdab või on suures osas selline tujutu olek, et on paha tuju, siis kindlasti on suhtlemine üks teema, mis siin aitab. Jällegi nendega, kellega sul on tore ja nende jaoks või nende heaks ja nende toetuseks, kes seda ka vajaksid. Siis ma arvan, et selline päeva jagamine osadeks on ka väga oluline meeleolu selline parandamise võte ja ma mõtlen siin just seda, kui sa oled kooliõpilane, kellel on, ma tegelikult ei tea, kui palju see õppimine praegusel ajal võib aega võtta, ilmselt päris mitmeid tunde. Kui sul on see õppimise aeg, siis sellele kindlasti peaks järgnema ka sellisele vaimsele pingutusele, puhkamise aeg ja eelkõige selline aeg, kus sa liigud, kus sa oled füüsiliselt aktiivne. Sa võid näiteks oma päeva hoopiski alustada ühe väikese jooksuringiga. Siis sa õpid vahepeal ja sa lõpetad võib-olla oma päeva jalutuskäiguga. Ehk siis olla ka füüsiliselt aktiivne, kindlasti mitte seda ära unustada.
sest et liikumine on midagi, mida tegelikult vajab väga meie aju. Kui sa õpid, siis vahepeal tee kindlasti pause. Ma ise olen meelde jätnud sellise 3 suure P-tähena selle, et piisavalt palju pisikesi pause päeva jooksul. Piisavalt palju tähendab seda, et neid pause peaks olema üsna sageli. Kas iga poole tunni tagant, 45 minuti tagant. Need pausid ei pea olema pikad, kui sul on see õppimise periood ette nähtud, see 2, 3, 4, võib-olla 5 tundi. Siis need pausid võivad olla 5 minutit, kus sa tuled oma sellest õppimise kohast ja lähed kuskile mujale, liigud teise tuppa, vaatad aknast välja, kui sa saad, mine korraks õue. Kui sul on lemmikloom, tegele natuke aega temaga. Kui sulle maitseb mõni hea tee endale vahepeal üks tee. Selliseid piisavalt palju selliseid pisikesi pause, kus aju puhkab, kus aju tegelikult ju ka, aju vajab neid aegu õppimise vahel, kus sa teed selle, ütleme sellise tähelepanu pausi selleks, et aju saaks asju meelde jätta, saaks salvestada seda infot, mida sa just oled äsja õppinud. Ja päeva jooksul neid pause peaks olema. Nüüd edasi, kui ma vaatan sellise järgmise küsimuse peale, on see ülemõtlemisega seotud, et kuidas tulla toime tunnetega, ülemõtlemisega, ärevusega ning mida teha, kui siis inimene liiga ärev on. Mul on üks selline soovitus, et sa võiksid mõelda oma elu peale, kui ka varem on sul olnud sarnaseid situatsioone, kus sa oled olnud ärev, oled olnud stressis, on olnud mingisugused kriisihetked. Võib-olla näiteks, et kui sa praegu oled juba gümnaasiumiõpilane ja sa lõpetasid põhikooli, siis 9. klassi lõpuaeg võib-olla oli selline, kus oli päris suur stressitase, kus oli pinget palju, kus sinu suhtes oli palju ootusi, survet ja mõtle nüüd sellele mineviku kogemusele, mida sa siis tegid selleks, et ennast aidata. Mis olid need nipid, võtted, kellega rääkimine, mille tegemine, kuidas olemine, mis sind aitasid sellel ajal. Võib-olla, seda ma tean ka oma õpilaste näitelt, võib-olla selleks ongi liikumine. Õues jooksuring, koeraga jalutamine, võib-olla selleks on looduses viibimine. Kui sul see võimalik on, siis see on ka muide veel lisaks ärevuse maandamisele üks viis, mis aitab ka päevadesse tuua vaheldusrikkust. Kui sa saad näiteks oma vanematega kokkuleppele, et te teete kindlatel nädalapäevadel väikese autosõidu kuskile, kus ei ole suure tõenäosusega teisi inimesi, vähemalt mitte väga tihedalt koos. Ja te saate seal kas koos või igaüks niimoodi omal moel jalutada, kas see on mets või mõne järve ääres või rabas või mererannas, kuskil, kus sa tead, et võiks olla hea rahulik. Et ka looduses viibimine kindlasti aitab ärevuse maandamisele kaasa. Aitab ka, nagu ma olen mitu korda öelnud, ka lemmikloomadega tegelemine, toimetamine, isegi nende vaatlemine. Kui sul ei ole veel toas näiteks senimaani olnud oma toas rohelisi taimi, mina väga soovitan. Osta endale mõni taim. Võta tõsta kas või oma kodus mõned toataimed näiteks ringi, hakka hoolitsema mõne taime eest, pane mõned seemned, mõned lilleseemned või midagi muud mulda. Ehk siis tegele ka sellisel moel loodusega. Ja veel on üks viis, mis aitab nii sellise tujutuse kui ka ärevusega toime tulla, kindlasti on erineval moel loominguga tegelemine. Ja see on nüüd hästi lai mõiste, aga kui ma seda lahti seletan täpsemaks, siis see tähendab seda, et sa võid kas, ja ma arvan, et seda teevad väga paljud noored, kuulata lemmikmuusikat ja ise teha muusikat. Kui sul ei ole nüüd just pillimänguoskust olemas, siis sa võid lihtsalt laulda. Looming tähendab ka kõige paremal moel väga heade kvaliteetsete sarjade vaatamist näiteks. Seriaalid, filmid, midagi või ka teatrietendused, mida meil on nüüd võimalik vaadata televisioonis, on need, mis ka aitavad sul tuua vaheldust, maandada ärevust, tulla toime sellega tuju on paha. Ja looming on ka kõik muu, kas sa ise kirjutad või sa loed seda, mida teised on kirjutanud suurepärastes raamatutes. Kas sa ise näiteks joonistad, maalid või sa käid mingisuguste maailma kõige paremate muuseumite tuuridel, vaatad näiteks kunstiteoseid, mida keegi teine on loonud. Et ma olen siin praegu öelnud 3 sellist suurt olulist elli,
milleks on siis liikumine, looduses viibimine või loodusega kontakt ja kindlasti ka looming, loovus, kas siis ise millegi loomine või kellegi teise loodu kasutamine enda heaks. Ja ma usun, et tegelikult, mis puudutab nüüd ärevuse teemat ja selliste tugevate tunnete juhtimist, siis selle kohta on ka Peaasja enda koduleheküljel väga häid suurepäraseid soovitusi, harjutusi, mõttekäike sellega seoses, et mida siis teha, et kuidas öelda endale mõtetele stopp või kuidas näiteks kujutadagi tõesti enda peast läbikäivad sellised muremõtteid või sellist ärevust suurendavad mõtteid, kui need oleksid nagu bussid. Kui sa oled näiteks bussipeatuses ja ma näiteks kujutan siin Tallinna linnas ühte konkreetset peatust ette, kust ma saan siis tööle minna või sealt töölt koju minna tagasi, et kui need bussid muudkui sõidavad sealt minust mööda 4 erinevat bussiliini, siis ma seisan seal peatuses ja ma teen ju alati valiku. Ma otsustan, millise bussi peale ma lähen. Kuigi tegelikult kõik bussid peatuvad, kõikide busside uksed lähevad lahti. Tänapäeval, praegusel hetkel muidugi, pigem tuleks hoiduda üleüldse ühistranspordi kasutamisest, aga mõttes sa saad seda ette kujutada, et need bussid peatuvad sinu ees, sa saad otsustada, kas sinna peale minna või mitte, võib-olla hoopis lähed jalgsi edasi, ei lähegi bussiga. Ja proovi oma muremõtteid või ärevust tekitavaid mõtteid ka samamoodi ette kujutada, et ta tuleb sinu silme ette kuskilt nagu filmina jookseb sinu silmest läbi ja mõtle, kas sa lähed sellega kaasa, kas sa nüüd süvened sellesse mõttesse või praegu ta tegelikult sinu elu kuidagi paremaks ei muuda see, kui sa selle mõttega tegeled pikemalt. Ja sa lihtsalt lased tal edasi liikuda. Sa oled aru saanud, et sul see mõte on olnud peas, see mõte on tekitanud võib-olla nukrust, see näiteks, et sa ei saagi sellel aastal niimoodi lõpuaktusele minna, nagu sa kujutasid, või et oma klassiga koos seda suurt lõpupidu teha. Ja see mõte hetkel lihtsalt lähebki edasi. Ja vaadake veel neid nippe ja selliseid huvitavaid harjutusi ja mõttekäike siis Peaasja koduleheküljel, kuidas ärevusega toimetada. Nüüd üks selline küsimus, et mis on ka päris huvitav, mida teha siis, kui inspiratsioon tuleb ainult valedel hetkedel. Ma nüüd täpselt ei tea, mida siin küsija on sellega küll mõelnud. Näiteks siis, kui on magamineku aeg just vahetult enne magaminemist. Siis ma arvan, et siin tasuks nüüd mõelda ühe sellise asjaolu peale, et millal sa üleüldse oled kõige erksam, kõige energilisem, milline on see sinu enda loomulik bioloogiline rütm, mille järgi sinu keha ja sinu vaim ja sinu, ütleme, selline vaimne võimekus ka elab. Võib-olla sa oled täiesti hommiku inimene ja inspiratsioon tulebki siis, kui sa oled hästi värskelt ärganud, võib-olla väga vara hommikul, kui veel muu maailm peaaegu et magab, või vastupidi, selline õhtune aeg on see parim. Et inspiratsiooniga ilmselt on ka niimoodi, et see vallandub, see tekib millegi tagajärjel. Võib-olla, kui see on niimoodi vahetult enne magama jäämist, oled sa suutnud oma päevast teha kokkuvõtte, oled sa mõelnud sellele, mis sind on puudutanud, millised tunded on tekkinud sul päeva jooksul ja võib-olla siis see ongi taoline hetk, väike kokkuvõtte tegemise hetk, mis aitab sul mõtetel jõuda kuskile uude kohta või anda mingisuguse huvitava, teistsuguse, põneva vaatenurga olukorrale. Ja kui sa tead, et sinu jaoks näiteks ongi see õhtune aeg, siis ma arvan, et miks mitte kasutada sedagi ära. Panna võib-olla see mõte, ma ei tea, kas see on vale hetk, kui inspiratsioon tuleb just nimelt vahetult enne magama jäämist. Võib-olla see on vale hetk, et hakata selle inspiratsiooni ajal midagi tegema, et sa ikkagi peaksid magama ja puhkama praegu piisavalt. Aga vale hetk ei ole ta vast selles mõttes, et sa saad ju panna selle endale nii-öelda tallele. Kas salvestada sellise mõttevälgatuse paberile kirja pannes või telefoni diktofoni kasutades näiteks salvestada selle. Ja siis, kui on natukene parem aeg, ma saan aru, et siin oli see vale aja, vale hetke küsimus, et siis viia see ellu ka, mis iganes see inspiratsiooni välgatus siis parasjagu oli. Ja ma mõtlen, et meil nüüd aeg hakkab kohe läbi saama. Mul endal võib-olla on veel paar asja mõttes, mida ma kindlasti tahan teile jagada, et kui sul on mõni selline oma konkreetne küsimus, siis mina koolipsühholoogina hästi julgustan ja hästi soovitan seda, et kasutage praegusel ajal omaenda koolis töötava koolipsühholoogi abi, toetust või ka teiste tugisüsteemi inimeste, näiteks sotsiaalpedagoogi abi.
Nad on olemas, nad teevad tööd, nad teevad kaugtööd ja nad ei ole kuhugi kadunud. Võta natukene julgust kokku, võta ühendust ja sa saad ka näiteks vaadata, siinsamas Facebookis on ka Eesti koolipsühholoogide ühingul oma selline leht, kus on ka olulist infot, et vaata ka sealt, mida veel on siis minusugustel spetsialistidel öelda inimeste vaimse tervise kohta, just selle kohta, et kuidas noored inimesed saaksid ise oma vaimset tervist hoida ja oma heaolu suurendada. Mina siis tahaksin siin praegu hetkel niimoodi kokkuvõtteks öelda ja vaatan, kas tuleb veel mõni küsimus. Olid need piisavalt paljude pisikeste pauside võtmine päeva ajal. Just siis, kui sa tegeled vaimse pingutusega. Hoia seda meeles. Ja siis on need 3 suurt L, mida ma ka nimetasin, liikumine, loodus, looming. Ja ma arvan, et täitsa sobiv on praegusel ajal sinna juurde panna veel üks väikene L. Ta võiks olla võib-olla, ütleme teistega võrreldes sutsuke väiksem. See on selline laisklemine või lihtsalt olemine, mida me vajame päris sageli just nimelt oma enda akude laadimiseks, heaolu suurendamiseks. Ma olen lihtsalt näiteks pikali ja see ei pea olema pikk aeg. See võib olla ka 10 minutit. Ja mõtisklen, olen niisama, ilma mingite ekraanideta, ilma mingisuguse infota, mis minu sisse tahaks justkui tungida. Võib-olla vaatangi lihtsalt aknast välja, lihtsalt olen niimoodi rahulikult iseendaga. Ja kui vaja, siis pane oma pereliikmetega kõigi päevaplaanidesse sisse ka selline aeg, kus te kõik igaüks saate oma ette olemise pausi võtta. Igaüks kas siis oma toas või oma tugitoolis või mingis kohas ollagi natukene iseendaga, puhata, taastuda päevamuljetest või sellest ka, mis võib-olla neid päevamuljeid nii väga palju just ei olegi, pigem sellisest üksluisusest taastuda, mõelda midagi toredat ja meeldivat. Ja siis oleks veel eriti tore, kui pärast selliseid väiksi pause sa saaksid kas oma lähedaste pereliikmete või sõpradega jagada seda. Kuidas oli niimoodi olla, kuidas oli niimoodi mõelda ja kas sa vajad veel midagi, et oma heaolu suurendada, et teha nii, et sul oleks parem tuju, et sul oleks hea olla. Nii et ma arvan, et me sellisel praegusel huvitaval kriisi ajal saame kohaneda, saame ennast rohkem tundma õppida ja selle juures me peaksime tõesti olema ka iseenda suhtes piisavalt sõbralikud, leebed, mitte nõudma liiga paljut. Ja sama siis ka teiste inimeste suhtes, et kui sa proovid igast päevas enda eest veidi hoolitseda, teha kas või 1 või 2 toredat asja iseenda heaks, siis mõtle ja tee ka midagi igas päevas kellegi teise heaks. Mõni väikene heategu, mõnele toredale postitusele hästi positiivse kommentaari kirjutamine, kellegi tänamine või kellegi aitamine. Nii et ma arvan, et need mõtted ma saadaks praegu teile kõigile teele ja siis kasutage seda võimalust, et kui siin peaasjas ka taolisi videosid muudkui aga näidatakse ja spetsialistid tulevad ja räägivad, vaadake neid, mis on tulemas ja kindlasti vaadake siis neid ka, mis tegelikult juba varem on tehtud. Need on kõik teie heaks ja ma arvan, et need on sellised aegumatud ja väga olulised teemad. Nii et olge siis terved ja saage targaks selle kriisi aja jooksul ka. Aitäh!